Head kolleegid, hea spordirahvas. 4 aastat täpselt olümpiatsükli jagu on möödunud ning käes on aeg avada uus 8. Eesti spordikongress. Need on meie mõttetalgud, Eesti spordi mõtteolümpia. Siin saalis saame kokku ühise asja eest, et analüüsida meie spordi tervist ja käekäiku ning anda hinnang hetkeolukorrale, seada ühiselt eesmärgid ka tulevikuks. Kõik, kes me täna siin oleme, teame hästi, et paljud teemad korduvalt kongressilt kongressile, ikka jälle tuleme kokku, et arutada samade probleemide üle: treenerite tasustamine, sportlaste sotsiaalsed garantiid, regionaalsete treeningkeskuste rajamine ja arendamine, spordialade ja noortespordi rahastamine ja nii edasi ja nii edasi. Head kolleegid, seekordne Eesti spordikongress saab olema teistsugune. Miks teistsugune? On pikalt painanud probleemid lahendatud, osalt küll, ja ülejäänutega käib töö. Viimastel aastatel on Eesti Olümpiakomitee koostöö spordiorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste, Kultuuriministeeriumi ja Riigikoguga suutnud lahti arutada mitmeid olulisi sõlmkohti. Treenerite rahastamine on saamas riigi poolt olulise rahasüsti, millest on abi kõrge tasemega treenerite palkamisel. Varem stipendiumidest elama pidanud sportlased ja treenerid saavad sotsiaalsed tagatised. Noortespordi arendamisel oleme koostöös kohalike omavalitsustega järgmisel aastal jõudmas spordimeisterlikkuse treeninggruppide loomiseni juba kõigis maakondades. Noored lootustandvad talendid paljudelt aladelt märgitakse ära stipendiumiga märka järgnevat põlvkonda programmis. Noorte teemal jätkates oleme viimasel 2 aastal põhjalikult ümber töötanud Audentese spordikooli komplekteerimise põhimõtted, mis on aidanud luua noortele aladeüleselt paindlikumad ja efektiivsemad arengutingimused. Tartusse on loodud Eestis täiesti ainulaadse põhimõttega spordiakadeemia, mille käivitumist ja töö tulemusi huviga ootame. Olümpiamängude ettevalmistuses lähtume uutest põhimõtetest, et suuname ressursse mitte kõikidele võrdsel põhimõttel, vaid sinna, kus me näeme, et ka suur tulemust võiks tulla. Oleme tegemas läbimurret spordimeditsiinis. Varasemalt Tartu Ülikoolile kuulsust toonud spordimeditsiini erialal ei koolitatud vahepealsetel aastatel ühtki spordiarsti, kuid tänaseks on loodud Tartu Ülikooli kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juurde spordimeditsiini lisaeriala ja residentuur. On astutud esimesed sammud, et kujundada Kääriku spordikeskusest nüüdisaegne olümpia ettevalmistuskeskus. Ka Eesti spordimaja osas oleme jõudnud reaalse kokkuleppeni ja loodetavasti oleme 2 aasta pärast juba enamiku alaliitudega ühe katuse all. Nii et töö käib sihikindlalt ja iga päev. Eelmised kongressid on keskendunud peamiselt probleemide teadvustamisele. See on mõistlik, sest ilma probleemide teadvustamata ja tundmata ei saa seda ka lahendada. Nii oleme õppinud Eesti spordi kitsaskohti põhjalikult tundma ning asunud neid samm-sammult lahendama. Kuid täna oleme fakti ees, et sellest ei piisa. Konkreetsetele probleemidele keskendudes saame neid tõenäoliselt küll lahendatud, aga tervikpilt ei teki. Suure plaani puudumisel jäämegi ainult probleeme lahendama. Me peame probleeme hoopis ennetama ning tegelema spordi arendamisega laiemalt ja tulevikku silmas pidades. On aeg astuda järgmine suur samm, on aeg mõelda laiemalt, on aeg mõelda sellele, mis tuleb pärast meid, on aeg vaadata tulevikku. See on 8. Eesti spordikongressi fookus. 2 aasta eest ühe esimese sammuna EOK presidendina leppisime kultuuriministriga kokku Eesti spordistrateegia väljatöötamise vajalikkuses. Vaja oli suurt erakondade ülesprogrammi, mis ei lähtu poliitikast, vaid rahva ühishuvist. Leppisime kokku, et strateegia ei sünni kabineti sügavustes, vaid kogu spordiüldsuse kaasarääkimisel ja koostöös. Mul on väga hea meel, et 2 aasta jooksul on Eesti spordirahval olnud võimalus anda oma sisend ja panus strateegia loomisesse. 2 aastaga on ära tehtud suur töö
ning tunnustan kõiki kaasamõtlejaid selle eest. See on eellugu tänasele päevale, mil oleme jõudnud siia Eestimaa südamesse, Paidesse, et arutada Eesti spordikongressi üheskoos Eesti spordi suurt pilti ja tulevikku. Kus me siis praegu oleme? Meil on traditsioonid, saavutused, eeskujud. Meil on demokraatlikule ühiskonnale vastav alakeskne spordikorraldus ja toimivad spordiorganisatsioonid. Meil on üsna korralik sporditaristu ning viisakas arv tippe, harrastajaid ja treenereid. Meie sportlased on viimastel aastatel võitnud tiitlivõistlustel üle 100 medali aastas ning pakkunud rahvale rohkelt emotsioone ja spordirõõmu. Kõlab hästi. Kuid vaatame mündi teist poolt. Spordis valitseb ressursside nappus. Spordi maine on skandaalides räsida saanud. Õiguskeskkond ja maksupoliitika töötavad kohati spordi arengule vastu. Administratiivne võimekus on ebaühtlane. Kuigi noori spordib arvuliselt enam kui 25 aastat tagasi, on koormused ja mahud madalamad. Mittesportivad noored pole motiveeritud liikuma. Vaatame kaugemale, kuidas ühiskonda mõjutab. Eestlaste, eriti meeste oodatav eluiga ja tervena elada jäänud aastat on Euroopa Liidu keskmisest katastroofiliselt maas. Põhjamaadega ei kannata üldse võrdlust välja. Ja kas peaksime üldse olema üllatunud, sest meie mahajäämus sportimis- ja liikumisharjumustes on samuti silmatorkavalt suur. See on tõsine probleem nii indiviidi tasemel kui ka laiemalt. Näiteks meie riigi kaitsevõimu seisukohalt, eriti tänases ärevas välispoliitilises õhkkonnas. EOK poolt äsja läbi viidud uuring näitas, et regulaarselt tegeleb liikumisharrastusega 42% Eesti elanikest. See tähendab, et ainult alla poole elanikkonnast liigub vähemalt 2 korda nädalas, korraga vähemalt 30 minutit. Ja isegi siis see tulemus võlgnub osaliselt tänu liikumisaastale ja tehtud teavitustööle. Liikumisharrastusega ei tegele aga üldse koguni üle veerand Eesti elanikkonnast, täpsemalt 28%. Olukord on kriitiline. Niivõrd kompleksne ja kogu ühiskonnale tugevat mõju avaldav valdkond nagu sport vajab jätkusuutlikkuse tagamiseks põhjalikku ja läbimõeldud strateegiat. Aktiivsed arutelud spordiringkondades on andnud võimaluse üheskoos analüüsida võimalikke arengusuundi ja tulevikuperspektiive. Millise me näeme Eesti sporti aastal 2030? Milline roll peaks olema liikumisharrastusel Eesti ühiskonnas? Kuidas tuua nii noori kui ka täiskasvanuid liikuma? Kuidas tagada elujõuline tippsport? Kuidas kasvatada spordist jõuline majandusharu, mis toob Eestisse spordituriste ja uut raha ning loob uusi töökohti? Kuidas saaksime aktiivselt kaasa rääkida maailmaspordi arengus ning kuidas seda kõike saavutada? Aruteludest sündinud ideede, nägemuste ja lahtiarutatud sõlmkohtade tulemusel oleme saanud paberile spordistrateegia Eesti esimese alates saadiseseisvumisest. Seda hoiame praegu trükisoojana me kõik siin paberil käes. Strateegias püstitame endale aastaks 2034 eesmärki. Kõik saab alguse liikumisest. Liikumine loob fundamendi kõigele, rahva tervisele, väärtushinnangutele, üldisele spordiarmastusele. Liikuv ühiskond on tervem, pikema elueaga ning oskab elust rõõmu enam tunda. Maailma Terviseorganisatsiooni WHO uuringud kinnitavad, et iga terviseedendusse sihipäraselt ja õigesti paigutatud euro toob riigieelarvesse 8 eurot tagasi. Liikumist hindav ühiskond tähendab ka tugevamat spordikultuuri. Mida rohkem liigutakse, seda rohkem jõuab noori tippspordi juurde ning seda suurem on tõenäosus, et võidame Eestile tulevikus üha enam aladelt rohkem ja säravamaid medaleid. Paraku ei soosi 21. sajand liikumisharrastust. Liigutakse peamiselt autost istudes ning trenni asemel peibutab meid tehnoloogia. Eesti rahva tuleviku võti on liikumises. Kui me ei suuda pakkuda eestimaalastele piisavalt võimalusi ja motivatsiooni liikumiseks, võime enda pidada tulevikuta rahvaks. Kõik uus saab alguse lastest ning seetõttu tuleb ka harjumuste muutmise ja uute juurutamisega alustada just
järeltulevatest põlvkondadest. Paraku teeb liikumisele ja spordile karuteene paradoksaalselt just see, mis peaks liikumisharrastust soodustama, kehaline kasvatus ning konkreetsemalt kehalise kasvatuse tundidest juurdunud nõukogude aegne pärand. Väga kindlatesse raamidesse löödud tegevuste valik ja iganenud ranged normid ei innusta noori liikuma. Kehalise kasvatuse tundide kontseptsiooni arendamisega tuleb teha teadlikku tööd. Koolid peavad saama pakkuda laiemalt spordialade valikut ja mitte külsemaid liikumisvõimalusi, et suurendada uute põlvkondade spordialast silmaringi. Igal lapsel on mõni ala või mitu, mis talle võiks sobida ja rõõmu ning eneseteostust pakkuda, kuid paraku täna ei pruugi laps oma ala üles leida. Meie ülesanne on tagada kõik võimalused, et teda selles aidata. Seetõttu peab kehalisest kasvatusest saama liikumisõpetus, mis annab noorele elluastule teadmised, kuidas oma tervisest regulaarselt liikudes hoolt kanda. See tähendab ka kehalise kasvatuse programmide, põhitõdede, põhiväärtuste läbivaatamist, uute väljatöötamist ja sisseviimist ning õpetajate täiendkoolitust. Liikumisvõimalusi on oluline igati soodustada ka väljaspool kooli, nii noortele kui ka täiskasvanutele. Liikumisvõimalused tuleb teha nii kättesaadavaks kui võimalik. Võtame endale eesmärgi, et aastaks 2030 oleksid meie sportimisvõimalused nii head, et igal inimesel oleks lähiliikumispaik maksimaalselt 15 minuti kaugusel. Paljudel juhtudel see juba nii on, kuid see võimalus peaks olema kõigil eestimaalastel ning olemasolevad liikumisvõimalused võiksid olla mitmekesisemad. Siin on vaja kohalike omavalitsuste koostööd. Koos saame töötada selle nimel, et iga aasta oleks liikumisaasta ja iga päev oleks liikumispäev. Sport ja liikumine aitavad edendada ühiskonna ühtekuuluvustunnet ja kujundada identiteeti. See on ammu teada tõde, et sport seob inimesi, nii sportlasi ja spordiharrastajaid endid kui ka fänne, toetajaid, ühiskonda. Seob erinevast rahvusest ja sotsiaalsetest tingimustest inimesi. Vaadates demograafilise arenguid maailmas on sallivus, lugupidamine ja mõistmine ning teiste vajadustega inimestega arvestamine järjest olulisem. Erilist tähelepanu tuleb pöörata puuete ja erivajadustega inimeste sportimise võimaluste loomisele ja tagamisele nende integreerimisele spordikorralduslike vormidesse. Ilmasport pole kuidagi eraldiseisvad, vaid on täpselt samamoodi meie ujujad, kergejõustiklased, hokimängijad, nagu kõik teised. Liikumisest saadav enesetunne ja eneseteostus on selleks liiga väärtuslikud, et neid mitte viia kõigi inimesteni. Peame aitama spordiorganisatsioonidel areneda ja tugevamaks muutuda. Kuna sportlik konkurents tipus on teravam kui kunagi varem, peavad spordiorganisatsioonid olema konkurentsivõimelisemad. Spordijuhtimise hea tava ulatuslik juurutamine ehk korralikult üles ehitatud ja toimivad klubid ning alaliidud on meie arengu aluseks. Samuti peame olema oluliseks lähiaastatel spordiklubide kvaliteedisüsteemi väljatöötamist ja kvaliteedimärgi andmist. Treenerite ühendus ja sportlaste ühendus peaksid oma valdkonda esindajatena rohkem kaasa rääkima meie ühiste probleemide lahendamisel ja olema väärikad esindajad oma liikmetele, keda peab tunnistama, võiks rohkem olla. Loodan näha, et ka spordikohtunikud looksid oma esindusorganisatsiooni, mis tegeleks samuti oma ameti arendamise ja kohtunike jaoks oluliste aktuaalsete küsimuste lahendamisega. Kui ühiskonnas on au sees teadlik liikumisharrastus, laob see tugevama vundamendi ka tippspordile. Ehkki tippspordi toimimismudelis iseenesest ei ole midagi häbeneda, vajavad mitmed olulisemad sõlmkohad veel tõsist tööd. Selles töös on meil abiks taasloodud Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjon, mida juhib olümpiavõitja Jaan Talts. Vaja on luua alakesksed keskused ja arendada tugisüsteeme. Üks tippspordi mure on suutmatust tagada taustajõudude toimimine. Tänapäeva tippspordi erakordselt kõrge konkurentsi tingimustes ilma korralike taustajõududeta enam edu ei saavuta. Üldistades,
Ja pidades silmas, et alati on erandeid nii ühelt kui ka teiselt poolt, on praegu tippsportlastel reeglina käepärast treener, kuid sellest ei piisa. Treeneri kõrval peaksid olema käepärast võtta ka füsioterapeut, arst ja teadlased, tänapäeva maailmas ka spordipsühholoog. Teaduse ja spordis koostöö arendamine, sealhulgas treeneritele akadeemilise enesetäiendamise võimaldamine, väärib eraldi tähelepanu. Viimased 2 aastat on Eesti Olümpiakomitee toetanud sporditeaduse praktilisi projekte, millest saavad kasu meie praegused ja tulevased tippsportlased ning treenerid. Seda ettevõtmist tuleb kindlasti jätkata ning laiendada, sest meie ülikoolid on suutelised tegema väga kõrgel tasemel teadustööd, mille tulemusi saab spordirahvas ja spordi huvides rakendada. Ülikoolide teemat jätkates, nagu tuleb uuendada kehaliskasvatuse tundide programmi, on vaja uuendada ka treenerite õppekavasid ülikoolides. Kui viia õppekavad eluga kooskõlla ja suurendada praktikumide osatähtsust, saaksid ülikoolide lõpetades treeneri kutse kohe kätte. Püsiva lahenduse peab leidma kauane probleem. Gümnaasiumi lõpetanud sportlaste kadumine areenilt. Noorsooklass on see, kus Eesti tippsport kaotab kõige enam. Juunioride vanuseklassis tegusid teinud ja potentsiaali näidanud sportlased kaovad spordist, et tegelda õpingute või tööga. Võtmetähtsusega on tugisüsteemi arendamine, et neid andekaid noori ja tuleviku tähti spordis hoida. Üks võimalus on veelgi arendada ja tugevdada meie praegust head koostööd kaitsejõududega, aga kindlasti tuleb otsida ka teisi lahendusi. Kõik see nõuab raha. Maailmamajanduse keeruline olukord on tinginud selle, et erasektori sponsorlussuutlikkus on jõudmas oma praeguse kriitilise piirini. Vabas ühiskonnas on normaalne ja iseenesest mõistetav, et riigiettevõtted, mis on tihti monopoolses seisundis, annavad ühiskonnale tagasi toetades rahva emotsiooni pakkuvat ning korda minevat valdkonda sporti. Sport muidugi ei jää seda raha võlgu, vaid iga sporti panustatud euro toob pikas perspektiivis mujalt tagasi, kokku hoitud tervishoiukuludelt, rahvusvaheliselt tuntuselt ja nii edasi, rääkimata emotsioonist, millele hinnasilti panna ei saa. Mõtleme korra Tallinna Sadama peale. Kui suur on olnud selle riigiettevõtte panus meie tippu jõudmises? Gert Kanter, Kaia Kanepi, Marko Märtin, maailma tippu jõudnud sportlasi, keda Tallinna Sadam on järjekindlalt aasta-aastalt toetanud. On palju. Nagu ka tipptasemel võistlusi, muuhulgas Erki Noole Revalkapp. Asi toimis. Mul on siiralt kahju, et täna peame spordi arendamise asemel päevast päeva tegelema hoopis kohtutasandil seletamisega, mida meil spordil on vaja, kuidas sporti rahastatakse ja kuidas süsteemi toimida võiks. Kuid loodetavasti on see diskussioon, mis on tekkinud, pikas perspektiivis kasulik. Meie ühiskond on veel noor ning koos arutades jõuame lõpuks ühistele arusaamadele. Kehtivast valitsuse koalitsioonlepingust leiame konkreetse punkti, et riigiettevõtted peavad asuma sporti toetama. Praegu on see jäänud valitsuse poolt ikka veel lubaduse tasemele. Senikaua on aga sport ja kultuur jäänud 2 aasta peale ilma 1,2 miljonist eurost ning seda ainuüksi Tallinna Sadama toetuste näol. Mõtleme siia juurde veel teiste riigiettevõtete potentsiaalse toetuse. Ootame pikisilmi, et lubadus ei jääks vaid lubaduseks ning et tänane valitsus viiks selle koalitsioonilepingu punkti lähikuudel enne uute valimiste ja uue valitsuse tulekut veel ellu. Sport on sport ainult siis, kui ta on puhas. Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus antidopingu koodeks, mis on senisest oluliselt rangem. Pikeneb rikkumiste kehtivusaeg seniselt 8 aastalt 10 ning veel olulisem, patustatud sportlaste kõrval hakatakse karistama ka kaasa aidanud tugimeeskonna liikmeid. Milline on dopingutarvitajate mängumaa ja dopinguküttide reeglid aastal 2030? Ei oska me meditsiini ja tehnoloogia kiire arengu juures isegi ennustada. Teine probleem, mis spordi ausust õõnestab, on valemäng. Pettused, millega määratakse ette tulemus, on ränk solvang nii ausatele sportlastele, kaaselajatele kui ka kõigile, kes spordist lugu peavad.
Kindel on see, et peame ühiselt igati võitlema dopingutarvitajate, pakkujate, vahendajate ja teiste valemängijatega. Igasugune manipulatsioon on kuritegu spordi vastu ning valemängijad on ära teeninud kõige karmimad karistused ja üldise halvakspanu. Armu anda ei saa, sest spordi puhtust on vaja nii sportlastele, endile, fännidele, spordi sponsoritele ja kogu ühiskonnale. Kui tahame, et Eesti spordil hästi läheks, peame olema ka väljaspool avatud ja rääkima ise kaasa rahvusvahelises spordielus. Olles ise Euroopa Olümpiakomitee Euroopa Liidu komisjoni esimees, olen leidnud kinnitust, et ka väikesel riigil on võimalus rahvusvahelisel tasandil spordijuhtimisel kaasa rääkida. Arvestades eelseisvat Eesti eesistumist Euroopa Liidus 2018. aastal, saame kujundada koos keskkonda, millest on kasu meile kõigile. Mida aktiivsemad me rahvusvahelisel tasandil oleme, seda nähtavam on sport Eestis ning seda nähtavam on Eesti maailmas. Võimalusi selleks on näiteks osaleda rahvusvahelise spordiorganisatsioonide juhtorganite töös ning julgustada oma kohtunikke taotlema rahvusvahelisi kvalifikatsioone. Üksikutel aladel on eestlased juba rahvusvahelisel tasandil esindatud ning mõned alaliidud tegutsevad selles suunas, kuid võiks palju enam. Luban siinkohal, et EOK näitab eeskuju ja seab üsna keerulise eesmärgi. Eestlane taas ROK-i liikmeks. Veel üks oluline viis rahvusvahelises spordielus osalemiseks on tiitlivõistluste ja teiste suurvõistluste korraldusõiguste taotlemine ja võistluste läbiviimine. On hea meel, et viimasel kümnendil on alaliidud siin üha suuremat hoogu sisse võtnud ning Eestis on hakatud aktiivselt rahvusvahelisi võistlusi korraldama. Euroopa ja maailma tippudel on Eestis asja. Eestis korraldatud tiitlivõistlused on pälvinud kiitust rahvusvaheliste alaliitude poolt ning eestlaste korraldatustööd tuuakse eeskujuks teistes riikides. Rahvusvahelised võistlused tõstavad ka kodumaise spordi taset ja tähelepanu, toovad uusi toetajaid ja aitavad muidu kandepinda laiendada. Siinkohal ei saa üle ega ümber vabatahtlikest, kellelt oleks ka parima tahtmise juures suurürituste korraldamine üliraske, kui mitte võimatu. Vabatahtlikkus aitab edasi viia nii ühiskonda kui ka meie sporti, aitab spordi ja liikumise juurde tuua uusi inimesi ning võimaldab spordi kandepinda laiendada. Rääkimata möödapääsmatust vajalikust abist võistluste läbiviimisel. Märkame täname neid inimesi, kes vabatahtlikud meile appi tulevad ning loodame, neid tuleb üha juurde ja juurde. Lõpusirge olev Eesti spordi strateegiadokument vaatab aastasse 2030. Siin on palju aega, kuid vaadates probleeme, mis vajavad lahendamist ning eesmärke, mis ootavad täitmist, ei ole aega üldse ülearu palju. Arengustrateegiale on saanud oma sisend anda kõik soovijad. Oleme saanud kolleegidelt rahvusvahelisest olümpialiikumisest tunnustuse osaliseks, et selline üleriigiline ning pikaajaline strateegia on spordiinimeste endi initsiatiiv ja eestvedamine, mitte lihtsalt poliitiline sõnakõlks. On aeg vabaneda vanadest mõttemallidest ja käituda spordis vastutaja ning arengu eestvedajana, mitte oodata kellegi käske ja juhtnööre. Strateegiadokument on lõpusirgel. Täna oleme koos ning saame konstruktiivselt seada sihid, mille alusel asume tegudele. Las olla see meie panus Eesti spordi arengusse ja ajalukku. See, milline on Eesti spordi päevik, sõltub kõigist ja ka ühest siin saalis. Ja ainult meist siin ei kellestki teisest. Head kaasamõtlist ja arutamist. Tänu teile!